Tere pärastlõunat kõigile! Ma räägin teile natukene küll teisest teemast võib-olla, kui on välja reklaamitud geoportaalist, aga osaliselt küll see haakub siiski geoportaaliga, natuke teise geoportaaliga. Ma pean kohe vabandama natukene ette, et ma ettekanne on tehtud tehniliselt võib-olla natuke keeruline sellele keskkonnale, kus me oleme täna siin, ehk siis ma võib-olla pean natukene näitama teile ka oma slaide võib-olla mitte nii ilusal kujul. Ehk siis Inspire, mis see on ja kuidas seda saaks kasutada? Et andke korra kiirelt märku, kes on Inspirest kuulnud midagi või kasutanud andmeid. Teil päris palju inimesi, see on väga hea. Ja ma loodan, ja mul on hea meel, et tegelikult juba oli eelnevates ettekannetes, see märksõna juba käis läbi, nii et seda lihtsam on ka mul täna teile ettekannet siin teha. Kiirelt käime läbi, et mida ma teile ette tahaksin natukene tutvustada, on, et mis on Inspire, mis andmeid ta hõlmab, kaugel on Maa-ameti projekt praegu Inspirega seisus ja kuidas andmeid leida ja neid ka kasutada siis. Inspire siis on ise Euroopa ühenduse ruumiandmete infrastruktuur ja selle eesmärgiks on aidata siis kujundada poliitikat seoses strateegiate ja tegevustega, millel võib olla otsene kui ka kaudne seos keskkonna mõjudega ja sellelt lähtuvalt võib öelda, et Inspire on ruumiliselt piiride ülene. Tegu on keskkonnaga, kuhu panustavad hetkel kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kaasa arvatud siis meie Eestist. Ja selle tegevust kirjeldab siis ise või majandab Inspire direktiiv, mis on jõustunud 2007. aastal juba. Ja selle võib lühidalt selle idee kokku võtta võib-olla järgnevalt, et Inspire direktiivi hõlmab endas keskkonnatemaatilisi ruumiandmeid, mille valdaja on avaliku võimu kandja või siis mida hallatakse tema nimel ning mille juhtimisele viidatakse andmeid ühtsel kujul ja tehakse kasutajale ruumiandmeteenustega kättesaadavaks või siis vähemalt metaandmetega antakse edasi, kuidas on või kust on võimalik saada andmeid. Kehvemal juhul, kust on võimalik osta andmeid. Eestis väga ei ole meil sellist andmeid, et kuna Maa-amet on siin lasknud ilusti avaandmeteks oma andmed, siis andmed on meil Inspires enamasti kõik avatud. Eestis on Inspire direktiiv võetud üle siis ruumiandmete seadusega, mis on kehtiv 2011. Aasta veebruarist ja see on andnud siis aluseks, et me saame Inspire direktiivi üldse rakendada Eestis. Millised andmed kuuluvad Inspire direktiivi alla? Inspire direktiivi all on jagatud siis 34 erinevat teemavaldkonda, keskkonna teemavaldkonda, mis on jagatud direktiivis ise 3 lisasse ja lisaks on veel siin sama 34 erinevat teemavaldkonda jagatud siis viimasel ajal 7 prioriteetseks andmegrupiks, mille eesmärgiks on siis keskkonnaandmete raporteerimise abistamine ja samuti saab ka eristada siis raporteerimise hõlpsustamiseks neid direktiivi põhiselt. Ma nüüd kiirelt üritan teile näidata jagamisgruppi Euroopa Liidu geoportaalis, Inspire geoportaalis. Ehk siis siin on näha prioriteetsed andmevaldkonna jagamised. On olemas siis õhk, loodus, vesi, müra, jäätmed, tööstuslik emissioon ja õnnetused.
ehk siis see on nii-öelda filtreeriv võimalus, kuidas oma andmeid või erinevaid andmeid otsida lisaks veel. Samuti on olemas siis erinevate direktiivide kaupa võimalik otsida, kellelgi on teada, et näiteks tema andmed peaks kuuluma selle direktiivi alla või tal on vaja kunagi esitada ruumiandmeid selle direktiivi põhiselt, siis siit saab vaadata juba, kas näiteks on Euroopasse jõudnud antud teema metaandmed või siis juba lausa teenused. Nii. Räägin siis kiirelt ka teile, kus maal on praegu Maa-ameti Inspire projekt. Oleme jõudnud siis kolmandasse etappi, kolmandasse projekti ja peab kohe ära mainima, et Inspire direktiivi siis valmimise kuupäev oli 21. oktoober, mis just möödus. Oli ka nii-öelda kolmanda projekti tähtaeg seal, kus peaks olema kõik meie projekt lõppenud, kuid juba tegelikult projekti alguses oli aru saada, et ega me teil kõiki asju päris ikka ühe korraga tehtud ei saa. Sellest ka on siis jätkuprojekt, millest ma hiljem natukene räägin, ja samas me oleme pannud sihi, et aasta lõpuks me saame selle ilusti ülesse, sest Euroopa poole pealt vaadates ei ole oluline see, et me saame kuupäevaks nii väga täpselt valmis, kui see, et meie andmed oleks ilusti sinna kättesaadavad ja see kõik süsteem töötaks. Mida me ka siis tahame tagada. Kiirelt natukene ka eelnevatest projektidest. Kindlasti usun, et Sulev on eelnevalt siin päris palju on kuulnud seda juttu, aga kiirelt esimeses projektis siis loodi üldse kogu Inspire praegune keskkond, loodi siis lisaks veel metaandmed ja esimesed vaatamisteenused, VMS-teenused ja käivitus Eesti geoportaal. Teises projektis täiustati esimese projekti siis andmeid, nii tehnoloogiliselt ka keskkonda, kui ka Inspire andmemudelid ise muutusid ajas. Samuti lisandusid siis Maa-ameti andmetena esimese teise lisa andmed ja neile loodi vaatamisteenused kui ka allalaadimisteenuse võimalused. Kolmas projekt siis, mis meil praegu käsil on, sisaldab siis justkui uuemat lähenemist. Sellega kaasatakse kõik 3 lisateemad ja peamiselt ongi siis käsil meil 3. lisa teenuste loomine. Samuti hõlmab ta metaandmete uut keskkonda ja tegu on siis koostööprojektiga Maa-ameti, Kemite ehk siis Keskkonnaministeeriumi IT-osakonna vahel ja ka andmeomanike vahel, kes on ka meie haldusalast väljapoolt, näiteks Statistikaamet, kes ka tõi ise täna Inspire ilusti välja. Milles siis osapooled kiirelt ka seisnesid, nende rollid Maa-ameti poole peal oli koordineerimine, andmeomanikega suhtlus, teenuste loomine, andmetöötlus. Kemiti poole pealt oli taristu tagamine, taristu töötamise tagamine ja ka haldusalas siis andmete juurdepääsu tagamine. Andmeomanike rolliks on jäetud antud juhul siis kontaktinimese määramine ja kõige olulisem selles nende rollis on ka teine osa on see, et see nii-öelda know-how ehk siis selle reaalse teema kohta anda Maa-ametile nõu või kuidas peaks seda teenust või kuidas neid andmeid kõige parem esitada. Jätkuprojekt siis on eelneva 2 projekti puhul loodud teenuste üleviimine 3. projekti keskkonda ja lisaks veel siis veel teadmata andmekogude või siis tekkivate andmekogude viimine Inspiresse edasi, ehk me ei taha seda protsessi jätta pooleli ja muidugi lisanduvad raporteerimise andmed
mida järjest tuntakse, et Inspired saab kasutada Euroopasse ruumiandmete edastamiseks. Samuti otsime hõlpsamaid ja intuitiivsemaid vahendeid siis kasutajani jõudmiseks. On siis näiteks Inspire vaatab väga suurelt pilguga uuele standardile VFS 3.0, et loodame, et sellest saab Inspires ka natukene lihtsamini andmeid siis kasutajale edasi jagada. On uues projektis siis 2 peamist keskkonda, tuleb Eesti geoportaal, mis on ka praegu vanas keskkonnas olemas, kuid uueneb, on siis osa Eesti ruumiandmete infrastruktuurist ja ehk siis üks väike rakuke suurest Inspire infrastruktuurist ja edastab siis ühtsel kujul ja tingimustel ruumiandmeid, ehk siis mis on geoportaali niisugune suurem, fundamentaalsem idee üldse. On lisaks siis teine siin ruumiandmete kataloog, kus siis on kirjeldused andmete kohta ja ka teenuste kohta. Näitan kiirelt ka meie uut keskkonda. Ehk siis selline on avavaade meie uuest ruumiandmete kataloogist. Võib näha siis Inspire teemagruppe, ehk siis 34 eelnevalt mainitud, siin on 30, lihtsalt mõned on toetavad teemad ja neil ei ole ruumiandmeid endeid. Praegu on näha, et 191 kirjet on avalikult kirjeldatud, ehk siis tegelikult andmekogusi on päris palju, mida Inspire endas haldab. Ma ei lähe siia nüüd siis süvalt sisse, kuigi tahaks näidata teile rohkem seda. Kas ma tahan? Kus siis andmeid kasutada? Üks võimalus on kasutada metaandmete kataloogis. Võtsin kasutusele vabavaarilise QGIS-i, saab kasutada sellise siis pluginaga nagu MetaSearch, saab ilusti kataloogi seal lugeda ja lisada kataloogis kohe teenuseid. Eks kõik need eelnevalt mainitud 183 teenust saaks parandada mitte teenust, vaid andmekirjeldust on seal, milles siis on olemas vaatamis- kui ka allalaadimisteenused ja neid saaks sealt kohe laadida kiina alla endale. Kiireka mõned võimalused, kuidas on näiteks jahipiirkonnad. Ja visuaalselt see siis näeb järgnevalt välja, et saab ka infopäringuga andmete kohta natukene atribuutandmeid küsida, et tegu on Inspire andmemudeli kujuga, et seal ei ole nüüd kõik, mis on olemas näiteks selles Eesti kohalikus andmebaasis kuvatava infoga, ehk seal on piiratud vaade, mis on nii-öelda Euroopast oluline. Teine võimalus on siis otse teenuse kaudu võtta, jällegi vabavaarilise QGIS-iga on võimalik, mida toetab just Inspire pool, on läinud praegu VFS 2.0 standardile, võtta alla jällegi lisapluginaga ja otsida endale mingit parameetritest. On võimalus siis võtta, natuke pilt on justkui muutunud, sama teenus, ehk siis on erinevaid projektsioone võimalik ja koordinaatsüsteemis kasutada teenuse kaupa. Et siis Inspire on tegelikult tööriist kõigile, kuid esmasuunitlusega on ta mõeldud Euroopa poole kasutamiseks, ehk siis Inspire teenust ei konkureeri Maa-ameti ega ka teiste ametite ruumiandmeteenustega otseselt, aga võivad aidata edastada andmeid, mida muidu võib-olla ei saa kätte. Eesti Inspire uus keskkond ei ole meil kahjuks veel lõplikult valmis, aga selle tulemina peaks tõusma kasutajasõbralikkus ja andmeteenuste kvaliteet. Andmed on leitavad nii siis Euroopa Liidust kui ka Eesti geoportaalist ja andmete visualiseerimiseks tegelikult on kasutajal endal päris palju võimalusi, kuidas ta tahab ja oskab. Aitäh! Läinud nii, nagu ma ennustasin, et päeva lõpus on tohutud küsimusi tundus Liidos. Väga hästi ennustatud. Küsin, Sulev võiks ka ette tagasi tulla, siin on mõned küsimused ka sulle, et aga esimesena on Mardile, et kas Inspire saab kunagi valmis?
Ma just mõtlesin, kas ma ütlen ettekandes, et Inspire minu arust nagu PIM, et see on nagu pigem protsess, mitte nagu üks fail, mis on olemas ja saab valmis. Väga hästi.